Tere hommikust, poisu. Tere hommikust. Kolmapäev, 2. jaanuar. Ja meie alustame oma elu esimese vlogiga. Ohoo, mis see seal on? Vaata, inimesed vaatavad sind sealt. Pisike liigub juba nii kiiresti, et mul on tükk tegemist, et talle järgi jõuda. Lähed issi juurde. Lähme vaatame, mis issi teeb köögis. Lähme. Lähme vaatame, mis issi teeb. Lähme vaatame, mis issi teeb. Kas sa oled kööki jõudnud või? Kus sa lähed? Mis issi teeb? Issi teeb Aeropressiga kohvi. Mis on Aeropress? See on nüüd innovaatiline kohvivalmistamisseade Ameerikast. Stanfordi ülikooli teadlane. Ma ei mäleta praegu, aga tema siis leiutas sellise plasmassist seadme, millega võimalik siis kas või metsas teha head kohvi. Vau. Ja kui kiiresti sellega saab kohvi teha? Tegelikult oled vilunud, siis saab isegi kiiremini kui tavalise kohvimasinaga. Ahaa. Meil on veel mõningaid pühade jääke. Nii et täna hommikusööks sööme pudru kõrvale siis kiluleibasid. Ja kaerahelbe putru. On valmis saanud. See on espresso kuuma piima ja piimavahuga. Vau. Ja mul on topelt espresso, mul on flat white. Tõesti väga hea. Hakkame sööma või püreed. Täna on meil siis menüüs kanaliha pirniga. Veider kombo, aga peaasi toimib. Gourmet. Ai, kui hästi sööb. Laps sai nüüd kenasti magama ja emme saab hakata blogipostitust kirjutama. Eelmine kord jagasin teiega 1. kuni 3. elukuu ülevaadet ja seekord hakkan kirjutama siis 4. kuni 6. elukuu kokkuvõtet. Nii et varsti näeb seda siis blogis. Ja mõtlesin, et täiendan natuke oma kodulehe portfooliot ka. Vahepeal on uusi töid tehtud, mida tahaks kajastada siin. Tere! Kes see on seal? Kas see on sinu kaksikvend või? See on sinu peegelpilt, poja.
hambari ta püsib ikka näpus, ta ei jäta maha. Ta ei jäta hambari maha. Hambari on tema lemmik mänguasi. Nii, viskage palli. Viskage palli. Viskame korvpalli. Viskame palli, näed. Viskage palli. Viskage korvpalli. Võta. Näe, viska pane korvi sisse palli. Viska korvi sisse. No nii, meie lähme nüüd ujuma. Poja, kas sa oled valmis? Hakkame minema? Anni, kas lähme ujuma või? Lähme ujuma. Alati valmis. Selline, et tahaks nagu Tuttu jääda. Kuidas see meeldib? Kuidas see meeldib? Sulistad, jah? Tundub, et väga meeldib. No nii, trenn tehtud ja... Aga auto ära pesid sulaga vaata. Jah. Auto nagu vaata. Jaa. Seal auto jääb kohe kõige ka nii. Tulime korraks siia mustikakeskusesse ja üks väike mees jäi siin magama. Tee. Mõnus päeva ju. Teiega. Sula piiri peal sai. Jaa. Vaata, kui viisakas poiss sa oled. Võtsid, aga panid tagasi. Või siis mitte. Jah, võtad natuke vett. No. Võt üle natukene. Teeme veel. Tahad sa veel natukene? Poja, mis sa teed? Kas sa loed ajakirja või? See ajakiri Ema on tõesti väga hea ajakiri. Soovitan kõikidel emmedel lugeda. Nendel emmedel, kes hindavad sellist natuke võib-olla sisukamat teksti, kes tahavad natuke mõtiskleda asjade üle. Et see on selline üsna, ma ütleks, intelligentne ajakiri.
Poja, mis artikkel sulle kõige rohkem meeldib? See kokanduse osa vist või? Ja, need on hästi toredad pillid tõesti. Sul on õigus. See lugu sulle meeldis ka, see oli minu lemmik ka. Tere hommikust! Täna on 6. jaanuar ja mina lähen kohe pildistama. Üks tore perekond oma beebiga tulevad fotostuudiosse pildistama. Ja pärast seda siis vaatame, mis päev toob. Sööp on valmis hapu ja kaste beebiga. Head isu. Isu on väga hea. Hea. Rõime. Natuke kuum. Issi üles. Issi magab meil. Lähme äratame Issi üles. Äratus. Tubli oled. Head isu. Kaerapuder pirniga. Organic. Tähe poiss. Tore kaader minu arust. Nii, me teeme muffineid ja meil tulevad siis pohla, õuna, šokolaadi, kakao ja mis veel oli? Mingi pähklid olid ka sulle? Paneme äkki midagi pähklid, jah? Pähkli muffinid. Vaata, poja, vaata. Emme käis lastepoes. Ja vaatame siis, mis ma ostsin. Ma näitan teile nüüd ka.
siin üks selline soe body. Kõik asjad on, ütleme, aasta kuni 2 aastat. Ma ostsin natuke nagu ette pojale mingeid asju. See üks vahva pusa. Selline kollidega. Tegelikult mulle liiga intensiivsed mustrid nagu vist väga ei meeldigi, aga on erandeid, et näiteks see mulle hästi meeldis. Ta on kuidagi selline äge. Ja pidžaama püksid. Ehk siis seekord ma ostsin nagu natuke rohkem mustritega asju. Tavaliselt on mul sellised neutraalsemad valikud olnud. Siin on see selline sooja pidžaama pusa. Nüüd mõtlesin, et nagu lahe. Siis suveks lühikesed püksid. Ja see on mitte selleks suveks, vaid siis... ikka selleks suveks. Selleks suveks just, number sobib. Siis siin on kevadeks üks lahe bluus. Vot see nüüd jälle stiilinäide, et mulle meeldib selline, et mingisugune lahe detail võiks olla, aga üldiselt selline neutraalsem. Nagu ühevärvilised asjad mulle meeldivad hästi. Ja näiteks selle pusaga sobib väga hästi sametisest materjalist püksipaar. Niimoodi. Sellised vahvad sametipüksid. Poja, kuidas sulle meeldivad need asjad? Tore küll, aga ega mul suurt vahet ei ole. Ma olen kõigega nõus. Aga aitäh, et ostsid. Jaanuar ja meie sõidame hambaarsti juurde. Emme läheb hambaarsti juurde. Natuke kardan ka tegelikult. Nii, hambaarsti juures käidud. Läks väga hästi. Kuskil tund aega läks ja ta parandas mul ühe hambaaugu ära, aga üldse ei olnud valus, see tuimestav süst ei olnud isegi tunda. Nii et hästi professionaalne arst. Ja nüüd lähme otsime midagi süüa. Tõenäoliselt võtame koju kaasa bistroost, sööme ära ja siis lähme ühele loengule. Beebide ja väikelaste uneteemaline loeng ja seda korraldab Ökobeebi. Nii, ja nüüd läheme siis ühele uneteemalisele loengule. Beebide ja väikelaste une kohta räägitakse meile 1,5 tundi. Pärast teen siis väikse kokkuvõtte ka. Nii, uneloengul on meil käidud ja see oli tegelikult päris asjalik. See läks isegi vist 2 tundi, mitte 1,5 tundi, sest ilmselgelt noortel emmedel issidel on küsimusi palju. Nii et ma arvan, et võime sellega rahul olla. Mis sina arvad, Tanel? Ma arvan küll, et see ei olnud ainult nagu uneteemaline, see oli üldse nagu tegelikult väikeste laste kasvatamisel erinevaid nippe. Tegelikult. Saime nagu kasulikku infot. Jah, ma arvan küll. Kas sa tegid mingid olulisest asjadest märkmeid ka veel? Ma arvan küll. Jaa. Ja mis mind paneb imestama on see, et see Ökobeebi ja üleüldse nagu need, kes pooldavad sellist nagu loomulikku, looduslikku lähenemist, läheb täiesti vastuollu sellega, mis on tegelikult see klassikaline unekool. Need on täiesti vastukäivad nagu. Need välistavad üksteist. Et selles mõttes see oli minu jaoks nagu hästi suur üllatus. Et tegelikult see, kes seda loengut pidas, tema juhtlause oli nagu see, et see on täiesti okei, et teie lapsed magavad teiega koos. Et tema oligi tegelikult väga kindlalt selle seisukohal, et beebid peaksid magama vanemate kaisus. Ja kui mitte vanemate kaisus, siis maksimaalselt 1 meetri kaugusel. Et siis on see side nagu olemas.
No nii, meie lähme nüüd jalutama. Käes on juba 9. jaanuari õhtu ja Tanel on nüüd töö lõpetanud ja poja juba magab, nii et lähme natuke parki. Nii, oleme nüüd jõudnud Löövenruu parki ja jalutame siin ilusa lumise ilmaga ja poja magab endiselt ning lootust on, et ta teeb oma 2 unatsüklit ehk siis 1,5 tundi võiks ta magada, aga vaatame seda asja. Nii et nüüd jalutame natukene ja siis lähme koju ja sööme õhtust, võib-olla vaatame mingit filmi ja vaatame, mis siis õhtu toob. Täna on hommikusööks omlett. Tere hommikust, poja! Kuidas sa magasid? Kas on nii, et eilsest alates sina oskad juba isegi seista 2 jalal? Daniel pani iseseisvalt muusikakeskuse tööle. Ehk siis kuulame siin hetkel Arvo Pärdi muusikat ja Arvo Pärdil on selline hästi ilus lastelaulude plaat. Seda saab sealt Rahvaraamatu kingipoest. Nii et soovitame väga kuulata, tõesti ilusad lood on. Kas vanaema mängib sulle plokkflööti või? Ossa! Nutikas poiss, et ei viitsi 2 käega hoida, siis toetab lauale oma selle jooginõu. Ma näitan teile tõestusmaterjali roomamisest. Need põlved on täitsa ära kulunud poisil. Nii, mina teen endale väikse muki ja siis asume teele pildistama. Ja kuna ma lähen ikkagi sünnipäeva pildistama, siis mul on sünnipäevalastele väike kingitus ka. Need on sellised tervislikud batoonikesed siis kaksikutele ja siis 3. sünnipäevalapsele, kes on nende sõber. No nii, pildistamas käidud, see oli hästi tore sünnipäev. Lapsed olid nii nunnud, mulle alati meeldib lapsi pildistada. Et see läks hästi ja nüüd seame sammud siis teisele sünnipäevale, kus me oleme seekord siis külalised.
kuidas sa leidsid ülesse? pojale hästi meeldib see mäng, kus ta nii-öelda peab midagi otsima. Et miskid läheb kuskile peitu. Ja siis ta leiab selle üles, siis ta on nii rõõmus. Peidame veel ära. Vaata, paneme selle siia. Vaata, paneme, kus see läheb. Kus see on peidus?